Tööst, aga veel täpsemalt selle puudumisest räägitakse praegu Eestis palju. Me oleme Pärnus, Pärnu kesklinnas ja siin on üks omapärane paik, mis pakub võimaluse tööd teha ja mitte unustada, mis on töö tegemine päris paljudele inimestele. Tere päevast, Priit! Tere! Mis keskus see on, mille nimi on Tulevik ja mille määraja on aktiviseerimiskeskus, aga mis keskus see siin on? Ongi aktiviseerimiskeskus Tulevik ja sõna aktiviseerimiskeskus tuleneb sellest, et alustasime pikaajaliste töötute aktiviseerimisega siin ja tööharjutuse ja tööharjutuse kujundamise ja inimestele, kes võib-olla on juba pikka aega tööst eemal olnud töö meelde tuletamisega. No see ei ole selline uus asi. Praegu nuputatakse ja mõeldakse välja sarnaseid keskusi üle Eesti. Teie olete tegelenud sellega juba 10 aastat. Mida teie kogemus näitab? Kas on võimalik teha seda, kuidagi korraldada nii, et inimesed ei unustaks töö tegemist? Seda on täitsa võimalik. 10 aastat oleme me seda teinud ja ka meie idee on pärit Rootsist, kus koostöös Rootsi-poolsete partneritega sai seda ideed alustatud ja tegema hakatud seda keskust ja nii me toimetanud siin oleme. Priit, ma saan aru, et üks töö, mida te siin teete, on puutöö, sellepärast, et te tõite meid siia puutöö tuppa ja siin on ka üks kena, ma saan aru, et hälli külge minev dekoratsiooniliist. No mis tööd siia tegelikult igapäevaselt tehakse? Ma saan aru, et see häll on esimene pääsuke, mis varsti valmis saab. Ta on esimene omalaadne, aga mitte sugugi esimene, mis me teinud oleme, et ikka neid on vahel ette tulnud. Aga teeme siin, oleme alustanud kunagi aegade alguses vana mööbliremondiga siin. Ja nüüd ajad on nii palju edasi läinud, et on meestel oskused suuremad ja on ka siukseid kogemustega mehi tulnud ja nüüd teeme ka päris uut mööblit ja oleme siin varunud materjali ja teeme näiteks siin jalatsi riiuleid ja aiapinke ja isegi palkmööbli komplektiga oleme hakkama saanud ja me teeme seda müügiks ja see on ka üks osa, millega me ennast ära majandame. Priit, puutöökoja kõrval kohe on väike selline metallitöötuba ja ma saan aru, et see on teine põhitegevusala, mis teil siin igapäevases töös tehakse. See on jah, selline tehnikatööde pool meil, et siin me remondime jalgrattaid ja siis teeme siin ka siukest kodutehnika remonti, et kui meestel mõistus üle käib, siis remondivad ja kui enam mõistus üle ei käi, siis lammutavad laiali ja saavad sealt tagavaroosi ja jalgrattaid on meil praegult paarsada tükki ootamas, remonditakse ära, ootavad kevadet ja ootavad tahtjaid, kes tahavad nendega sõita, et need me siis müüme siinsamas töökojas maha ja huvilised saavad soodsalt kasutatud rattaid. Kui populaarne see kasutatud rataste ostmine siit teie juurest on? On päris populaarne olnud, et me tõime eelmise partii 350 jalgratast ja paar aastat müüsime neid, et nii palju kui mehed remontida jõuavad, nii palju on ka neid minemas. Aktiviseerimiskeskusest, mis tulu Pärnu linna inimestele tõuseb? No, üks asi on see, et me pakume rakendust töötutele, kes saavad siin olla seltskonnas, harjutada oma igapäevaseid tööoskuse, mitte lasta neil ära ununeda, aga teine asi on see, et selle sama rehabilitatsiooni ja tööharjutuse aktiviseerimise üks vahend on seesama töötegevuse tegemine, mille raames me siis teeme siin erinevaid tegevusi ja mis me siin linna peal teeme nii, et me hooldame erinevaid kõnniteelõike, pakume kolatakso teenust, veame ära üleliigse prahi prügi, mis kellelgi kuskil on. Kui ta on kasutuskõlblik kraam, siis me viime ta meie ringluspoodi, mis nüüd sama projekti raames tegutseb. Ja kui ta on kasutuskõlbmatu, siis viime ära prügimäele, et see muidugi läheb inimesele teatud summa maksma, aga lahti saab
oma kolast saab lahti igal juhul. See aktiviseerimiskeskus viimastel aastatel on saanud tuge ka Euroopa Liidu rahadest. Kui palju te olete Euroopa Liidu erinevatest fondidest rahasid saanud? Me oleme saanud aastal 2005 oli meil üks FARE rahastatav projekt, kus oli 800 000 krooni ringis see toetus meile ja nüüd praegult on meil sotsiaalfondi rahastatav projekt käimas, mille nimi on Arenev aktiviseerimiskeskus ja selle maht nüüd 3 aasta jooksul on siis kokku 5,3 miljonit, millest siis 4,8 miljonit finantseerib Euroopa Liidu sotsiaalfond. Kui palju täna igapäevaselt või ülepäevaselt, kui sagedasti nad siin siis leiavad põhjust käimiseks, tegelikult aktiviseerimiskeskuses inimesi käib? Praegult on meil hingekirjas 180 inimest, et on need tegevused ära jaotatud siis erinevate tööde peale, see on meil ka läbi aegade praegult rekord klientide arv.